Tänane salvestus tuleb mul kannast, mille nimi on Pink Sunburst. Ta on kindlasti üks enim silma torkavamaid sorte, sellepärast et tal on sellised triibulised lehed piltidel. Näitan, ütleme siis sellised. Siuksed väga triibulised, ilusate värvidega ja roosad õied. Nii et ma arvan, et ta on kindlasti teile igal pool silma jäänud internetis. Tegelikkuses on nüüd niimoodi, et ma näitan, minul on nüüd teda paljundatud siin seemnetest ja see õige värvus, see triibu värvus ei kandu kahjuks üle, kandub üle ainult risoomidena, mitte siis seemnetest. Aga ometi tal on näha päris siuksed tugevad triibud. Tema õit mul ei õnnestunud eelmine aasta näha, sellepärast et ta ei jõudnud õitsema hakata. Et ma nüüd see aasta siis panustan tema õite peale ka. Aga miks ma just temast tahan täna rääkida, on see, et internetis liigub väga palju tema kohta valeinfot. Esiteks on see, et kirjutatakse, et ta on kuskil 1,20 meetrit 50 kõrge. Tegelikkuses on ta ikkagi kääbus. Ta on mingi 50 sentimeetrit. Kui öeldakse, et palun istutage ta kuskile tagumisse ritta, siis see tagumist rida ei ole mõtet vaadata, sellepärast et seal teda lihtsalt näha ei ole. Ta tuleb ikkagi istutada ette. Istutada ta suurde potti, seal ta lihtsalt kaob ära, sest et tal on väike risoom ja see lihtsalt läheb mädanema, kui ta väga suures potis on. Nii et siuksed vastuolulisi lauseid on väga palju. Ja tegelikkus on see ikkagi see, et seda sama sorti, päris õiget originaalsorti ei ole meil Eestis praktiliselt mitte kuskil. Ma ei ole näinud mitte kellegi aias, kuigi neid on müüdud aastaid, ma ütlen kohe ära. Neid lihtsalt ei ole. Ma arvan, et lihtsam on leida kohata looduses, inimeste aedades ükssarvikut, kui leida päriselt seda sunbursti. Ja sellepärast ma ütlengi, et tegelikult need risoomid, mida pakutakse, saadetakse Hollandist. Need ei ole pink sunburst, sellepärast, et teda ei kasvatata põldude viisi. Tal on väga väike risoom ja teda on väga raske aretada, väga raske säilitada ja teda ei kasvatata niimoodi metsikult. Nii et kui te tegelikult arvate, et te saate selle, siis tegelikkuses on see väga harilik, tavaliselt oranži õiega, halvemal juhul lihtsalt harilik aedkanna pisikese õiega. Nii et lihtsalt säilitage endasse reaalsustaju, et lihtsam on kohata ükssarvikut, kui leida seda õiget Pink Sunbursti.